Ütled digiriik, mõtled Riia, ütled Riia, mõtled digiriik. Mitte kuskil mujal maailmas ei saada teha asju, mida saada teha Riias. Ja mis on eriti oluline on see, et Riias saab teha selliseid asju, mida maailmas keegi teine teinud ei ole. Piltlikult öeldes võiks Riias iga nädal vähemalt korra öelda, et väike samm Riia jaoks, suur samm inimkonna jaoks. Me teeme päris palju asju maailmas esimest korda ja meil ei ole mitte kellelegi õppida, vaid me ise oleme need, kes loovad uut teadmist ja kelle käest õpitakse. 2019 käis meil külas 150 erinevat delegatsiooni üle maailma väga erinevatest riikidest. Ainuüksi see juba näitab, millise kaaluga on Eesti digiriik ja kui oluline roll selles digiriigis on Riia. Riias töötamine ei ole lihtsalt tavaline kontoritöö 8–5, vaid Riias töötamine on paindlik. Riia töötajad on töötanud kaugelt mitte ainult Eestist, vaid ka kaugemalt, näiteks Filipiinidelt. Julgen öelda, et töö kvaliteet seejuures ei kannatanud. Ja ma ei taha öelda midagi, et see kaugtöö iseenesest oleks mingisugune eraldi märkimist väärt teema. Pigem on see tänane normaalsus ja Riia kaasaegse riigiasutusena püüab lihtsalt ajaga kaasas käia. Elad sa Narvas, Kärdlas, Pärnus või Võrus, vahet ei ole, sa võid töötada Riias ja panustada digiriigi arengusse täpselt samamoodi nagu need inimesed, kes istuvad iga päev füüsiliselt koos kontoris. Tere tulemast Riia webinarile, et Riia ehk siis Riigi Infosüsteemi Amet. Ja täna me anname lühikese ülevaate koos oma väikse tiimiga, et mis on Riigi Infosüsteemi Amet kui organisatsioon, mis teenuseid me pakume, kui põnev on meie juures tööd teha ja mis on meie roll Eesti e-riigi arenduses. Et mina olen Margus Arm, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja Riigi Infosüsteemi alal, et meie teenuste arendamine, platvormteenuste pakkumine on minu vastutusala. Aga lähme nüüd edasi, et Riigi Infosüsteemi Amet, et milleks me oleme siia loodud ja mis on meie missioon ja visioon. Et meie ülesanne on tagada Eesti digiriigi usaldusväärsus ja mugavad teenused. Et meie organisatsioon jaguneb põhimõtteliselt 8, on küberturvalisuse tagamine ja digiteenuste platvormi lahenduste pakkumine. Ja me visioon on, et me loome oma tiimiga ja kaitseme koos maailma parimat digitaalset ühiskonda. Et nagu peadirektor Margus oma videos ütles, et Eesti on väga arenenud selles digiriigi teenustes kui e-riik ja väga palju käivad meie juures seda vaatamas ja tutvumas ja me tahame seda joont jätkata, et me oleme liider digiriigi valdkonnas terves maailmas. Et kui nüüd organisatsiooniga edasi rääkida, siis me oleme kasvav organisatsioon. Meil on eelmise aasta lõpuga suurusjärk 160 töötajat. Me see aasta värbame juurde 50-60 ja kasvame aasta lõpuks üle 200 töötaja organisatsiooniks. Et amet ise on eksisteerinud 10 aastat, sel aasta maikuus tähistame me oma juubelit. Meil on mitmeid staažikaid töötajaid, keskmine staaž on 4 aastat, aga on ka juba üle 10, sest Riia kui amet loodi küll 10 aastat tagasi, aga järjepidevust erinevate organisatsioonina on ta rohkem kui 20 aastat. Ja päris võrdselt on jagunenud, et ei saa öelda, et IT-ametina või asutusena olema ainult meesterahvastele avatud. Ei, meil on suhteliselt võrdne, meil on 40-60, see suhe on küll meesterahvaid rohkem, aga meil on väga palju toredaid inimesi, nii mehi kui naisi ja väga erinevas vanuses, et on otse koolipingist tulnud, juba sel sajandil sündinud, kui on ka 6-70-aastased töötajad amploa väga lai ja see tagab ka selle, et väga huvitav ja põnev töökeskkond on erinevate põlvkondade nagu visioonid ja arvamused on arvestatud. Kui me vaatame Riia kliente, kes on meie kliendid ja kellele me teenust pakume, siis me võiksime öelda, et see on terve Eesti ja mitte ainult terve Eesti, vaid ka tegelikult inimesed väljaspool Eestit. Meil on Eesti elanikud 1,3 miljonit, kõik, kellel on käes näiteks ID-kaart, on meie kliendid, sest nad kasutavad ID-kaarti kui elektroonilist autentimisvahendit, mis on Riia vastutusala. Sealhulgas e-residendid, et meil on juba väljastatud kaartide arv suurem Eestis, kui on Eesti elanike arv. See tähendab seda, et
digiriik on suurem kui Eesti riik. Erasektori ettevõtted on meie kliendid, siis on ka riigi teised ametiasutused, kellele me pakume platvormteenused, et nemad saaksid edasi pakkuda ägedaid digilahendusi oma klientidele. Nendest teenustest ma peatun natuke selle pärast põhjalikumalt, et anda ülevaade, mis need on ja mis sõltuvus on Eesti e-riigil nendel teenustel. Ja teised riigid Euroopa mõistes on piiriline isikutuvastus ehk Eesti ID-kaardiga on võimalik minna näiteks Belgia ülikooli avaldust kirjutama, sisse logida, belglane saab tulla Eesti ülikoolidesse, et ülepiiriline autentimine ja allkirjastamine ja loomulikult kogemuste jagamine. Kui me nüüd lähme vaatame, mis on RIA põhiteenused, ma korra mainisin, me jaguneme põhimõtteliselt 2 pooleks, et üks on digiriigi kesksete alusplatvormide pakkumine ja teine pool on küberturvalisuse tagamine. Et üks on arendus, innovatsioon, pakkuda ägedaid teenuseid ja teine sammas siis tagama selle, et see kõik oleks kübermaailmas turvaline. Ja keegi ei saa tulla ei andmeid varastama, ei infot muutma ega teenuseid tõkestama. Antud slaidil on esimesed 3 asja, mis me vaatame digiriigi kesksete alusplatvormide pakkumise all, on uued digiarengu hüpped, et kuhu Eesti riik tahab hüpata edasi, teha järgmise sammu digiarengus, et need on sündmusteenuste platvorm, ehk inimesed ise ei pea enam mõtlema ja vaatama, mis toetusi nad võivad saada, mis avaldusi peavad kuskile kirjutama. Tegelikult riik teab näiteks, kui inimene abiellub, siis suure tõenäosusega võib olla seal ka nime muudatus. Miks peab inimene minema pärast seda omal uusi juhilube taotlema, uut ID-kaardi taotlema? Need saab ju kõik ette ära toota, öelda inimesele, et kui oled abiellunud, siis saab kõik uued dokumendid samal päeval kätte. See on vaid üks näide, kus riik saab olla proaktiivsem ja teha inimeste elu mugavamaks. Siis on bürokrati lahendused ehk AI teemad, kuidas teha ka jälle riigiga suhtlemine paremaks, kiiremaks, pakkuda erinevaid lahendusi välja. Isikuhalduse lahendused ehk nõusoleku teenus näiteks, et kui ma tahan anda oma andmed, mis riik ja minu kohta omab kätte 3. osapoole, näiteks meile startupile, et ta saaks mulle paremat teenust pakkuda, siis ma saan selle nõusoleku anda ja saan paremat teenust erasektori käest. Ja alumise pool on see, mis on meie põhiteenused, mille me praegu pakume. Me arendame valimiste infosüsteemi, meil on riigiportaali platvorm eesti.ee, siis meil on e-ID lahendused, et kõik elektrooniline identiteedi vastutusala, et on ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID on küll erasektori poolt pakutav lahendus, aga see peame tagama, et seda oleks võimalik kasutada ka avaliku sektori teenustes. Siis andmevahetuse keskkonnad, et e-ID võib olla, et sa saad teenusesse sisse logida, näha ühe konkreetse teenuse andmeid, aga andmevahetuse platvorm XD tagab selle, et erinevad infosüsteemid oma vahel andmeid suudavad vahetada. Ja lisaks oleme ka väike telko veel. Me pakume oma riigiside lahendusi riigiasutustele ehk me oleme väike telko teiste telkode sees tagamaks riigiasutuste internetiühendust. Ja me küberpoolt vaatame, siis on küberruumi analüüs, oma videot ülevaadet, mis kübermaailmas toimub. Tagame kesksed infoturbemeetmete arendamise ehk erinevad riigiasutused teavad, mis dokumentatsiooni, mis nõudeid täita, et nende infosüsteemid oleksid turvalised ja kaasaegsed. Lisaks toimetame igapäevaselt CERT-s küberruumi küberintsidentide lahendamisega, ennetamisega, jälgime, mis toimub ja siis kas preventatiivselt reageerime või siis likvideerime tagajärgi. Alati on ennetada odavam kui tagajärgi likvideerida. Ja lisaks nendele 2 platvormile on ka sisemised IT tugiteenused, et ei saa ainult arendada, teenused peavad jooksma erinevatel platvormidel, peavad olema sysadminid, DevOpsid majas, arhitektid, et kõik see asi toimiks. Ja muud sisemised tugiteenused, et ükski organisatsioon ei saa hakkama ilma raamatupidamiseta, ei personaliosakonnata ja selliste üksusteta. Aga nüüd tervikpilti vaadata, mis on RIA roll ja RIA teenused e-riigi kujundamisel, et kujutame ette see sama majana, mis siin on, et kui e-riik on katus, seal on meil digilugu, seal on meil maksuamet, seal on kõik erinevad e-teenused, mida pakutakse kodanikele välja, siis see katus saab püsti seista ainult sellisel juhul, kui all on olemas vundament ja on erinevad sambad. Et kõik investeeringud e-riigi arendusse võivad kujuneda mõttetuks, kui me ei taga seal küberturvalisust.
Ehk me võime investeerida miljoneid ägeda e-teenuse arendamisesse, aga kui häkkerid või küberkurjategijad selle maha tõmbavad või sisse häkivad, siis on see raisatud raha. Nii et me näeme, et küberturvalisus on tegelikult digiriigi arengutes A-O ja see on väga põnev ja igapäevane valdkond, millega RIAs tegeleda. Ja teised 3 sammast on riigivõrk, pakume sideteenuseid, andmevahetus, et erinevad infosüsteemid saaksid andmeid vahetada, pärida, kliendile paremaid teenuseid pakkuda ja elektrooniline identiteet. Ja see ei taga ainult e-riigi avalike sektori teenuste toimimist, vaid tegelikult sellest sõltub ka erasektori e-teenused. Näiteks kui ID-kaart ja mobiil-ID ei tööta või Smart-ID, siis ei saa ühtegi e-teenust Eestis praktiliselt kasutada, sest sa ei suuda sinna sisse logida. Need on need kriitilised 3 sammast pluss küberturvalisus, mille peale Eesti e-riik seisab ja neid teenuseid pakutakse RIAst. Ja ülejäänud, mis kõrval on ka väga olulised valdkonnad, aga need toetavad kogu seda nii-öelda majapilti. Aga nüüd veel rohkem detailidesse minna, siis rääkides elektroonilisest identiteedist ehk ID-kaardist, mobiil-ID-st ja Smart-ID-st, et Eesti on maailmas väga eesrindlik olnud, et juba 2002 aasta hakati ID-kaarti välja andma ja mitte lihtsalt ei antud kaarti välja, vaid anti aga esimene digitaalalkiri. Väga palju riike on sellised, kus antakse ID-kaarte välja, aga seda ei kasutata. Aga me oleme maailmas unikaalne, kus 70% elanikkonnast tegelikult igapäevaselt praktiliselt kasutab ID-vahendeid. Meil on kokku 1,3 miljonit aktiivset ID-kaarti inimestele välja antud, rohkem kui 500 000 Smart-ID kasutajat on ja umbes 250 miljonit mobiil-ID kasutajat. Ja võib küsida, miks neid peab nii palju olema, sest vastus on tegelikult see, et me oleme nii sõltuvad sellest e-ID-st ja kui mul ühe vahendiga midagi juhtub, ID-kaart ära kaob, mul on tarvis samal päeval, järgmisel päeval jälle sellega midagi teha või siis mobiil-ID telefon kaob ära, mul on tarvis järgmine päeva kuskile sisse logida või teha, et sellepärast on soovitada, et igal inimesel oleks 1 või vähemalt 2 e-ID vahendit. Ja kui mõelda, kui palju me Eestis seda kasutame, siis see number on 1,5 miljonit toimingut iga päev erinevates keskkondades. Seal on nii erasektor kui avalik sektor. Et kujutada ette nüüd, et kui vastutusrikas valdkond see on, kus oleks võimalik noortel panustada, siis kui 1 päev on teenus katki, siis tegelikult jääb 1,5 miljonit toimingut inimestel Eestis tegemata. Ja e-teenuseid, meil on rohkem kui 5000 e-teenust, et ega me täpselt ei tea, sest meil ei ole nõuet, et registreerida, kui tahad hakata ID-kaarti kasutama, see on kõik vabalt kättesaadav, iga e-teenuse arendaja võib võtta tarkvara ja panna selle enda teenusele külge, hakata autentima inimesi ID-kaardiga või mobiil-ID-ga. Ja RIA poolt pakutav on ka üks Eesti suurimaid laietarbe tarkvarasid, mis on peaaegu iga arvuti kasutaja arvutis. See on Digidoki tarkvara, millega sa saad siis anda digialkirju ja allkirju kontrollida. Ma räägin nüüd riigiportaalist, et see on nagu värav e-riiki. Et kui sa tahad e-teenuseid kasutada, riigi e-teenuseid kasutada, siis mine eesti.ee portaali ja sealt peaks saama ligipääsu enamusele Eesti e-teenustele. Ja see on ka Euroopa poolt nõue, et igas riigis peab olema digivärav, kust kaudu pääseb avaliku sektori teenustele ligi. Ja seda teenust pakub RIA nii ettevõttele kui ka kodanikule. Selle aasta jooksul me tahame käivitada seal suure projektiga ettevõtte digivärava uuendamine, et ettevõtetele teha elu ilusamaks, paremaks ja mugavamaks riigiga suhtlemisel. Ja igal Eesti kodanikul on ka eesti.ee meiliaadress, isikukood@eesti.ee ja seda e-posti aadressit saab edasi suunata, ehk kui riik tahab teile kirju saata, siis saate võtta ja selle edasi suunata oma personaalsele kas Gmailile või kuskile mujale aadressile. Ja RIA roll on väga oluline ka demokraatia tagamisel, et meie vastutus on uue valimiste infosüsteemi väljaarendamine. Järgmised valimised toimuvad nüüd oktoobris juba kohalike omavalitsuste valimised ja selleks ajaks peab meil tarkvara valmis olema. See on väga põnevad uued väljakutsed, mida tuleb teha sellistes muutuvates olukordades, kus vahepeal on rahvahääletus kevadesse lükatud, nüüd on üldse ära jäetud, ei tea, kas sügisel tuleb või ei tule, et pinget ja põnevust seal jätkub. Ja see ei ole ainult valimiste infosüsteemi arendus, vaid meie meeskonnad tagavad ka valimiste turvalise toimimise, sealhulgas ka erinevate erakondade nagu lehtede, veebilehtede kaitse, turvakontrollid või turvatestid ja nii edasi.
põgusalt ma enne puudutasin ka andmevahetuse teemat, et e-teenused on olemas. E-teenused on maailmas paljudes kohtades olemas, aga see on üks e-teenus, kus sa saad ühe teenusepakkuja infot kasutada. Kui tahad teist e-teenust saada, siis sa pead sinna teisse e-teenusesse minema või kui sa tahad ühest kohast andmeid saada, sa pead minema sealt andmeid välja võtma, üles kirjutama teisse e-teenusesse, sisse toksima. Eestis on see teistpidi lahendatud, kõik infosüsteemid suhtlevad omavahel. Ja see ei ole nagu läbi ühe suure ühe andmebaasi, vaid erinevad andmebaasid üks ühele omavahel suhtes saavad andmeid pärida, saavad infot edastada. Näiteks kui minna Maksuametis tuludeklaratsiooni täitma, siis enamus infot on tegelikult seal olemas, erinevates infosüsteemidest kokku korjatud. Ja kui Eestis saab selle tuludeklaratsiooni ära täidetud 2-3 minutiga, siis mõnedes riikides võtab see 2-3 nädalat aega. See on see andmevahetuskihi mõju teenuste pakkumisele. Ja lisaks andmevahetuskihil X-teele on veel meil täiendav teenused, väga huvitav, nagu nõusolekust ma rääkisin korra, sündmusteenuste arendused on, et see sama osakonna poole peal pakutavad, kes seda andmevahetuskihti arendavad ja teevad. Need väljakutseid on meil väga huvitavad ja põnevad. Riigivõrgust oli ka põgusalt juttu, et me oleme väike telko, kes pakub andmeside teenust avaliku sektori asutustele, kohalikele omavalitsustele, koolidele. Ja mis on selle eelis võrreldes kommertslahenduse pakkujatega on see, et esiteks on turvalisus, meie võrk on kaitstud DDoS rünnete eest, meie võrgus kasutatud andmed ei liigu Eestist välja ja teenused on ka mingil määral odavamad kui erasektori pakutavad lahendused. Ja põhimõtteliselt on meil see väike tiim peal, kes käib, ehitab ühendusi, paneb seadmeid paika, reageerib intsidentidele kogu aeg, see action käib. Küberturvalisuse meeskond on meil ka omaette huvitav tiim, et elavad väga huvitavat elu, näevad, mis maailmas toimub, väga palju rahvusvahelist koostööd erinevate teiste riikide CERT-idega, küberturbeasutustega. Et kuna küberturvalisuse on selline asi, mis ei tunnista riigi piire, ka küberkuriteod on sellised, mis ei tunnista riigi piire. Et ei ole see, et sa oled Eestis ja teed siin kuriteo ja sind püütakse Eestist. See on piiriülene. Me kunagi ei tea, kust hakkavad mingid rünnakud pihta. Kui see hommikul oli kuskil Aasias, siis ta võib samal hetkel olla ka kohe Eestis ja hetke pärast kohe olla hoopis kuskil USAs või näiteks. Et sellised ründed toimuvad pidevalt, kogu aeg pommitatakse, üritatakse kuskile ligi pääseda ja meie tiim siis üritab neid nagu jälgida, suhelda, tõkestada. Mõtlen jah, et heade ja halbade võitlus käib kogu aeg, et ja see on päris kirju, et ei saa öelda, et me rahulikul ajal elame, aga tegelikult väga palju välja ei paista ja kui paistab, siis on tehtud meie suhtes kehva töö tehtud. Lisaks on siis ka Eestis olemas selline asi nagu kriitiline infrastruktuur, et ala vee-ettevõtted, pangad, et mis on Eesti mõistes väga olulised ettevõtted, asutused, ilma milleta Eesti ei saa, elanikkond ei saa toimida. Kui vett ei ole, kui elektrit ei ole, siis tegelikult elu seisab. Ja sinna töötatakse välja ka vajalikud meetmed nende tõkestamiseks. Rünnakute tõkestamiseks, kuidas tagada kriitilise infrastruktuuri kaitse ja pidev toimimine. Ja kriisihaldus, meil korraldame huvitavad õppuseid erinevate stsenaariumitega, et olla valmis erinevateks küberruumi intsidentideks. Et see, kui kriis toimub tervishoiusektoris, see ei ole meie amplu, aga kui kriis toimub digimaailmas, siis see on RIA hallata ja juhtida. Kui me vaatame nüüd, Margus, peadirektor videos rääkis ka, et meil käiakse väga palju õppimas ja tutvumas meie lahendustega. Me oleme maailmas unikaalne riik. Vähe sellest, et meie juures käiakse, meid kutsutakse ka väga palju väljapoole Eestit erinevatesse töögruppidesse, erinevatesse konverentsidele, tulge ja jagage oma kogemusi, rääkida, kuidas te olete saanud oma riigi nii kaugele, kus te praegu olete. Ja Eestit tuuakse ikkagi väga palju igal pool etaloniks. Me tahame samasugust asja nagu Eesti. Me tahame, tulge rääkida, kuidas te seda tegite. Me tahame õppida, palun, et hanke tingimused, vaadake seda, kuidas Eesti on teinud, ehk meile ka. Ja Euroopa tasemel erinevad töögrupid, kus tuleb käia, kaitsta Eesti huve, saada aru, mis seal toimub, kuidas seda Eestisse integreerida. Seda ja ka suured rahvusvahelised organisatsioonid kaasavad meid.
nagu juttu oli, et eelmine aasta, see oli koroona eelmine aasta ikkagi, oli meil rohkem kui 150 delegatsiooni, see tähendab iga nädal peaaegu 2-3 delegatsiooni käisid meil kontoris õppimas ja uurimas, mida me oleme teinud. Ja mitte ainult töö ei ole meil huvitav ja projektid pole huvitavad, meil on ka muu organisatoorne pool väga huvitav majas toimumas, et uurime, kuidas töötajad rahul on, nende rahulolu uuringud. Et me tahame, et töötajad oleks õnnelikud, rahul oma tööga, motiveeritud, tunnustame staažikaid ja parimaid, iga aasta on meil eriti kategooriad, kus me saame valida välja selle kategooria parimad. Ühisi üritusi nii palju, kui koroona tingimuses neid teha saab, praegu kui rohkem online'is, ilma koroonata oli ka füüsilised kohtumised. On spordisoodustused, soodustame tervislik eluviise, tervisekindlustus on olnud pakkuda töötajatele. Kaugtöö võimalus, kui Margus Noorma rääkis, et siin oli Filipiinidel töötaja, siis meil on üks töötajaga olnud pool aastat Mehhikos tööl, on saanud rahulikult töö ära tehtud, väike ajavahe on, sellega tuleb arvestada, aga töö kvaliteet ei lange. Need oleme paindlikud, inimesed võivad olla Eestimaa ükskõik kus nurgas, internetiühendus tänapäeval on suhteliselt okei ja saab kõik töö ära tehtud. Ja koolitusi pakume oma inimestele väga palju, et see sõltub, et mis ametikohal sa oled, mis tüüpi koolitusi vaja läheb, oled sa tehniline, oled sa tootejuht, siis vastavalt sellele pannakse koolitusprogramm kokku ja võimaldatakse areneda. Ja samuti on võimalik ka maja sees päris palju karjääri teha, et on meil mitte mitme, päris paljud inimesed, kes on tulnud tegelikult klienditukke, paari aasta pärast on arenenud projektijuhiks, tootejuhiks, vastutavad väga suurte valdkondade eest, et on võimalik tubli olles kiiresti hüppeid teha. Aga ma enda poolt praegu lõpetaksin sissejuhatuse RIA kui asutusse ja teenustesse, mida me pakume, et väljakutsed on suured, vastutus on suur, töö on igapäevaselt põnev. Nii et vaadake, kuulake, mis meil pakkuda on. Annaksin sõna nüüd edasi Airesele, kes räägib edasi. Aitäh! Tere, mina olen Aires Padar ja olen RIA teenindusjuht ja minuga koos on siin. Mina olen Elina Orumaa, tere ka minu poolt ja mina olen personalijuht. Ja mina räägin sellest, et minul on selline vahva tiim, mis on RIA kõige ägedam tiim, kõige armastatum ja toredam. Miks see nii on, miks ma sellisel arvamusel olen, see ongi see minu teema sisu. Et kui RIA kasutajatugi on suurepärane kasvukoht, kus sa saad areneda, sa saad teha asju, mida võib-olla teistes tiimides ei saa, siis meie juures esimene asi, miks kasutajatoega võiks liituda, on see, et meil kõik teenused, mis RIA pakub, on meie juures kohal. Meie kliendid pöörduvad kasutajatukke ja tahavad abi kirja teel, telefoni teel, veebivestluse teel või tulevikus ka juturobot, millest oli juttu, on meie juures. Siis kasutajatoes on suurepärane võimalus olla kohal, olla valmis, aidata neid kliente igati ja igal moel. Meie klientide küsimused on seinast seina. Selline asi nagu eesti.ee, millest ka eelnevalt juttu oli, tekitab inimestes assotsiatsiooni, et meie teame kõiki vastuseid, mida Eesti riigi kodanikul vähegi pähe tuleb.
ja see annab võimaluse panna proovile oma loovus. Me peame olema väga loovad, väga kiired ja väga nutikad, sest iga küsimus väärib vastust. Me ei tea, mis olukorras on klient, kui esialgu tundub, et võib-olla see küsimus on kummaline või miks ta üldse niimoodi küsib, siis see ei omagi väga tähtsust, vaid et ta peab saama mingi vastuse. Kas vastuse meie oma majas sees või siis vastuse, et pöörduge sinna või sinna. Mõnikord me ikka guugeldame päris kõvasti. Me küsime mõnest teisest riigiametist ka abi. Nii et siit tuleb järgmine asi, mitte ainult klientidega suhtlemine, kannatlik olemine, vaid ka koostöö erinevate ametitega, erinevate osakondadega. Et Margus Arm tõi väga kenasti välja selle kogu paleti, kui palju meil on erinevaid üksusi ja kõikide nende tiimidega tuleb leida siis hea ühine keel, et saada sealt siis kas vastus või suunata pöördumine sinna. Sellega asi ei lõppe, me jälgime, et see pöördumine saaks ka vastatud. Me oleme selles suhtes natuke ka korravalvurid. Ehk et me peame jälgima, et klient saab vastuse ja see vastus ei jääks saatmata. Me jälgime ka seda, kas kõik teenused on püsti või mitte, ehk et monitooring. Ja me peame teadma, kui klient pöördub, kas asjaga on pahasti või ei ole, kas sellega juba tegeletakse. Ja samas peab olema ka väga täpne ja väga hästi tundma neid samu RIA teenuseid, kuna klient võib kirjutada meile kirja, millest me loeme uurimise tulemusena välja, et tegu on tegelikult intsidendiga. Intsident tähendab seda, et mingi süsteem ei toimi ja paljud kasutajad ei saa kasutada. Ja siis peab reageerima juba väga-väga kiiresti, olema hästi täpne, korrektne, vormistama intsidendi pileti ja saatma selle õigesse kohta. Ehk selles suhtes on meie juures distsipliin, korrektsus, täpsus väga olulised. Ja mida siis see kasutajatugi teeb, ma olen juba osaliselt ära rääkinud, eks paneb siis proovile enda teadmised, oskused, küsimused on tihtipeale väga tehnilised. Meie kasutajad kasutavad erinevaid seadmeid, erinevaid opsüsteeme ehk arvutid, laptopid, mobiilsed seadmed, tahvlid, telefonid ja kõik sinna juurde. Ehk et kunagi ei tea tegelikult, mis häda tal on. Inimesed ei ole väga tehnilised. Ja vahel nad unustavad oma näiteks seadmeel turva igasugused uuendused peale tõmbamata ja ka see on meie ülesanne seda kliendile meelde tuletada, aidata, ehk ka turvalisus on väga-väga tähtis. Me ise jälgime väga täpselt seda, milliseid kirju me vastu võtame, mida me avame ja kui see on kahtlane, siis üks äge meeskond, kellest oli jutt, me suuname need cert.ee-sse ja CERT aitab siis tuvastada, et millega tegu on. Ka koostöö küberturvalisuse tiimiga on meie juures hästi-hästi oluline. Siis miks ma ütlesin, et minu tiim on kõige ägedam tiim? Minu tiim on sellepärast kõige ägedam tiim, et kogu maja tiimid soovivad meie inimesi endale. Ja see on ka täiesti normaalne ja minu tiimist liiguvadki inimesed 90% majja sisse. Mõni üksik läheb ära. Seal on erinevad põhjused, aga see on ikka väga väike, kes teab, 90% on peaaegu enamus, eks ju. Ja kuhu siis on liigutud? Liigutud on portaali osakonda, liigutud on andmevahetusosakonda, soovitud on liikuda ka riigivõrgu osakonda ja ka valimised on vaadanud meie poole, aga me pole saanud anda, sest ega päris kõiki inimesi ei saa kohe ära anda. Ja samuti on ka tehnoloogiatiim, mis siis on puhas nagu RIA IT-teenuseid digiriiki toetab ja pakub, on siis üsna loogiline jätk minu inimeste liikumisel. Nüüd edulood, minu inimeste edulood, ma saan tuua siia 2 rõõmsat, väga asjalikku inimest piltide näol välja teie ette. Siin üleval vasakus ääres on Triin ja Triin oli selline tubli tüdruk, et tema tegi oma töökoha praktiliselt nagu ise. Ta tegi kiiresti ära kliendi pöördumised ja kui tekkis vahepeal mõni paus, siis ta aitas XT tiimil teha teisi tööülesandeid. Ta oli neile lihtsalt ise abiks ja tänu sellele tekkisid esiteks head koostöösuhted, teiseks talle tuli natukene rohkem teadmisi ja kolmandaks, kui tekkis neil vajadus leida siis sellist nutikat, tarka, tublit, usaldusväärset inimest, loomulik oli see, et Triin liigub sinna. Järgmine on mul hetkel küll veel minu tiimis, eks mul on kahju, kui nad ära lähevad, aga teistpidi ma olen väga uhke, kui nad lähevad RIA-sse. On inimene Fredi, kes istub siin all arvuti taga, kõrvaklapid peas, just teebki kliendi pöördumiste lahendamist ja tema tuli meile otse Polütehnikumist
ja tuli tegelikult praktikale, aga kuna tal oli võimalus 8 tundi päeval tööl olla, tal oli kool juba praktiliselt läbi, siis ma pakkusin talle võimalus, et kuule, tule praktikale, tule tööle, et teeme 2 ühes ja temast kasvas väga-väga tubli ja asjalik inimene. Ja tänaseks on teada, et ta liigub elektroonilise identiteedi osakonda ja mul on selle üle väga hea meel. Ma saan siia juurde veel tuua mõned näited, kuidas minu tulek Riiasse tekitas mulle olukorra, et mis mõttes kõik mu inimesed lähevad ära. Ja kui ma aru sain, et see on hästi loomulik, siis saan juurde tuua, et näiteks arvutitöökoha spetsialist, kes meil oli, liikus tehnoloogia tiimi. Ta samal ajal õppis, kui ma tulin ja rääkis mulle, vestluse ajal ma alati küsin, et kuule, kas sa oled vaadanud, kuhu sa Riias tahad areneda? Ja siis ta ütles, kuule, ma olen välja mõelnud, ma tahaks tehnoloogiasse minna, et mis sa arvad? Tegime kokkuleppet, okei, vaatame uue inimese valmis, kui me oleme need kokkulepped teinud, et sa teda ka toetad, siis palun mine. Ühel hetkel meil oli vaja arvutitöökohale ka teist inimest juurde ja siis oli väga lihtne. Kasutajatoes oli meil tulnud poiss, kes näitas, et ta on distsiplineeritud, nutikas, loogiliselt mõtlev, väga kiire taiplikkusega ja ka tehniliselt teadis ta rohkem, kui kasutajatoes oli vaja ja me pakkusime Siimule võimaluse liikuda arvutitöökoha spetsialistiks. Et selles mõttes neid lugusid on hästi palju. Ma saan ka ühest tüdrukust rääkida, Anastasia, kes oli kasutajatoes ja meil oli vaja seda sama arvutitöökoha siis toe spetsialisti leida. Me mõtlesime, ei hakka esialgu kuulutust välja panema, vaid viskame selle palli meeskonnas õhku ja vaatame, kas keegi tahab või ei taha, et mis siis saab. Ja poisid arvasid, et nemad nagu sellist paberitööd ja sellist protsessi juhtimist, nemad väga ei taha, nad on sellised tehnilised, et pigem tehnoloogia pool huvitab ja nad liiguksid sinna ära. Siis Anastasia võttis ja proovis ja tegi kasutajatoe töö kõrvalt seda projektitööd ja tõestas, et ta saab suurepäraselt hakkama. Ja see oli suur rõõm talle pakkuda see võimalus ja väljakutse ja tänaseks on ta meie juurest edasi liikunud. Neid lugusid on palju, neid on mitmeid, ma kõiki nimesid ei hakka ette lugema, aga mul on tõeline rõõm ja uhkus, et inimesed liiguvad majja sisse. Ja mis on nende taust, eks ju, et kus siis keegi on tulnud, ma eile panin just kokku nimekirja ja mõtlesin, kus koolist nad on tulnud. Nad on tulnud ikkagi sellistest tehnilistest valdkondadest, kas TalTechist, Polütehnikumist ja nii edasi, eks ju. Ka Tallinna Ülikool on Riiale andnud väga toredaid spetsialiste. Et selles mõttes kindlasti julgustan meiega liituma. Ja kuidas siis seda nagu teha? Peale seda sama üritust võib julgelt kirjutada Riia personalitiimile. Meie kontaktid ilmselt on siin ka olemas ja leiate ka Riia väga lihtsalt veebist ülesse. Ehk kasutajatoe spetsialisti ülesanne on, eks ju, guugeldamisoskus. Nii et leidke see ülesse, saatke meile oma soov, oma mõtted. Ja miks ma sellest nii julgelt nagu räägin, et tulge ja tulge palju ja on see, et me umbes kuu aja pärast ilmselt hakkame otsima üsna mitmeid inimesi, sest me laiendame natuke oma kasutajatuge. Ja siis meil just neid tehnilisi inimesi on vaja, kes on valmis töötama. Ma olen vahel nimetanud, et see on nagu siis EMO või kiirabi või kuidas keegi tahab nimetada. Ehk sa pead olema olemas, sa pead väga kiiresti reageerima ja sa pead arvestama sellega, et kliendid ei pöördu kasutajatukke selleks, et öelda, ma tahtsin teile öelda, et mul kõik suurepäraselt toimib ja töötab, mul on arvuti korras ja süsteemid avanevad. Et pigem nad pöörduvad siis, kui nad ei saa oma allkirja anda, siis kui nad ei saa oma ettevõttele õigusi registreerida portaalis või mingisugune muu probleem on neil tekkinud, ehk neil on abi vaja. Ja sellisel juhul peab olema viisakas, korrektne olemas, kui meie tööpäev hakkab kell 8, siis peab kell 8 kohal olema. Kui meie tööpäev lõpeb kell 7, siis peab kell 7 olema kohal ja arvestama sellega, et inimesed vajavad kohe abi. Sa pead olema kohe olemas ja sinul on see suurepärane võimalus aidata see inimene sellest väga kehvast olukorrast välja. Ja mis siis oskused, mida peab teadma? No esimene asi peab olema julge. Sa pead olema julge ja tahtma inimesi aidata. Ja ka nutikas, et otsida lahendustele probleeme. Meie juures ei saa olla nii, et ma sellele kliendile ei vasta, see on loll küsimus. Ei ole. Inimesel ei ole informatsiooni ja sellepärast ta meie poole pöördub. Kujutage ette, kui te ise pöördute kuhugi abi saama, teile öeldakse, et ei, me sellele küsimusele ei vasta. Väga halb lugu, eks.
ehk et mis siis on tehnilised teadmised või huvi selle vastu. Me üldse ei keera selga, kui inimene on ise õppinud, ise teinud endale selgeks operatsioonisüsteemid, tehnilised teadmised omandanud, tunneb kõiki seadmeid, tunneb võrku, midagi muud, eks ju, teinud oma töös praktiliselt samu asju, mida meie juures on vaja ja ütleb näiteks, ta tahab nüüd õppima minna. Et selles suhtes on selline nutikus ja taiplikkus väga tähtis. Kindlasti ka kannatlikkus, et kliendid võivad rääkida millest iganes, aga see ärakuulamise oskus peab olema ja kannatlikkus ka majasisese tiimiga koostööks. Sest kui meie puhul on klient ootab oma vastust, siis maja tiimis, nagu Margus ka tõi ennem välja, on väga keerulised teenused, mida on vaja hoida toimimas. Ja kui seal on näha, et midagi hakkab juhtuma ja siis on, nagu öeldakse, rollikonflikt, eks ju, kasutajatugi tahab kliendi vastust, aga tiimis on vaja lahendada tehniline intsident, siis kuidas saada sealt see vastus kätte ja kui kriitiline on see kliendi küsimus ja kui kriitiline on tehnilise tiimi ülesanne, mida täita. Et selles suhtes võimalusi meil on ja sa saad panna ennast hästi proovile. Keeleoskus, et keeleoskus võiks olla eesti-inglise keel kindlasti, sest meil oli jutt ka e-residentidest, meil oli jutt välismaalastest. Eestis elab ka väga palju vene rahvusest inimesi, nii et palun kes vene keelt väga hästi oskavad, eesti keel on ka heal tasemel, ka on oodatud, et selles mõttes 3 keele oskust tahaks pakkuda meie klientidele, et nad saaksid tuge, et nad saaksid abi oma emakeeles. Ma vaatasin just eelmisel nädalal tagasisidet. Ma väga hindan seda, kui kliendid kirjutavad meile ja tihtipeale ka võtan ise telefoni või kirjutan neile ja tänan neid selle tagasiside eest ja suunan selle tagasiside teenustiimi, et palun tehke teenusega seda, teist või kolmandat, et klientidel oleks parem elu. Ja oli üks inimene, kellele me saatsime eestikeelse vastuse, ta oli kirjutanud meile vene keeles ja ta pani meile 5 palli süsteemis indeks 4 ja kirjutas sinna juurde, ma väga tänan, ma sain vastuse kohe, aga ma olin päris hädas sellest arusaamisega, ma olen vanem inimene, ma sattusin Eestisse elama oluliselt hiljem kui oma nooruspõlves ja ma ei oska veel teie keelt väga hästi ja ma sain aru, et me kindlasti peame tekitama olukorra, kus vene rahvusest kliendist saavad oma vastuse oma emakeeles. Nii et sellepärast ma ka väga kutsun inimesi, kes vene keelt oskavad, meile tööle. Mida veel, mida peab oskama ja teadma? Peab oskama oma seadmetega ise hästi toime tulla. Ja miks? Sest me pakume võimalust töötada seal, kus sinu jaoks kaugtöö tegemine on kõige mugavam. Nii nagu mul siin on slogan, ela Võrus või Vilsandil, liitu digiriigi kasutajatoega. Ehk ka praegusel hetkel kasutajatugi töötab meil distantsilt, väga kenasti tuleb toime, toetab ka teisi inimesi, ka meie arvutitöökoha spetsialistid, kes on ka meie tiimis, töötavad samuti aeg-ajalt, kui on kas terviserike või kui on väga keeruline olukord distantsilt ja suudavad aidata ka kaugühenduse, kaugabistamise, ekraani ülevõtmise ja muude süsteemidega meie maja inimesi. Nii et selles mõttes peab olema ise hästi nutikas, lahendustele orienteeritud, julge ja hakkaja ja siis saab meie juures väga kenasti toimetada. Ja loomulikult, mida ma kohe küsin ka esimesel vestlusel, kuhu sa tahad Riias edasi liikuda. Nii et kui te juba pöördute, kasutajatoe tiimi tahate tulla, siis mõelge ka oma karjäär palun valmis. Aga siit kohalt ma lõpetan ja julgustan teid Riia kodulehele minema ja kontakte otsima ja annan sõna edasi meie vahvale personalijuhile, kes saab. Elinale. Nii, aitäh Aires ja aitäh Margus, et Margus rääkis hästi pikalt siis sellest põnevast, mida Riias tehakse. Ja sellest ma soovitan kõigil meelde jätta see, et Riias sa saad muuta maailma ja Riias sa saad kujundada Eesti digiriiki selliseks, et teised tahaks meist eeskuju võtta. See, millest rääkis Aires tutvustas meile seda teed, kuidas me kõige tavapäraselt võtame sisse uusi inimesi, noori inimesi. Ja kuna Riias meie jaoks on ääretult oluline järelkasv, meie jaoks on ääretult oluline, et need inimesed, kes Eestis IT-valdkonnas töötaksid, saaksid aru, kuidas toimub sünergia avaliku sektori IT ja erasektori IT vahel. Ehk et olgem ausad, avaliku sektori IT töötab selle jaoks, et erasektor saaks õitseda, sest kui erasektor ei õitse, siis ei õitse riik ka.
ja sellepärast on hästi oluline ja hästi mõistlik, kui IT-inimene astub oma karjääris mingi hetk läbi ka avaliku sektori asutusest. Ütleme, et see läbiastumine võiks kesta mõne aasta vähemalt ja saab aru, et miks riigis midagi tehakse. Ja nagu Aires ütles, kõige parem on sisse tulla kasutaja toest. Ja miks Aires sellest ka nii pikalt praegu rääkis, et me formeerime ühte uut üsna suurt tiimi, meie mõistes üsna suurt, ehk et me juunikuust, eks ole, võtame tööle 13 inimest, mis on üsna palju meie mõistes, kes tõesti võivad töötada kas Vilsandil, Vormsil, kus iganes, teha kaugtööd, saada väga hea sissevaade Riia töödesse ja teenustesse ja liikuda edasi. Ja Aires rääkis puhast tõtt, et me alati küsime seda, et noor inimene, sa tuled Riiasse, aga mida sa edasi tahad teha? Et mis on sinu eesmärgid? See on suurepärane, kui inimesel on IT-alane haridus, aga meil majas on väga palju inimesi, kes teevad IT-valdkonnas tööd, aga kes ei ole IT-alase haridusega. Ehk et meil on terve hulk inimesi, kes on nii-öelda targad tellijad. Sest näiteks on teatud IT-tööd, mida me ise ei tee, näiteks arendamine. Ehk et arendajaid on meil hästi vähe ja neid töid me tellime sisse ja selleks, et me oskaks sisse tellida, me peame olema targad tellijad. Ja kõige targemaks tellijaks saad siis, kui sa õpid asutust tundma niimoodi juurtest alates, päris algusest. Töötamine ja praktika. Kahte moodi on võimalik meie majja sisse tulla, et praktikaga on lood natukene hapud, eks ole, mitte ainult meil, vaid ilmselt igal pool. Ja praktikad me oleme hetkel pannud ootele. Ja hästi lihtsal põhjusel, et kui meie inimesed on distantstööl, siis praktikant ilmselt ei tunne ennast väga hästi, kui me peame teda hoidma tema kodus ja ütleme, et nüüd sa oled meil praktikal, et keeruline on juhendada ja kuna meil on hästi palju turvanõudeid, Margus rääkis pikalt sellest, kuidas küberturvalisus on meil ääretult oluline. Me ei saa tekitada ründeid või lasta tekkida ründeid meie vastu, eks ole. Et siis praktikaid me lihtsalt hetkel ei ole võib-olla kõige paremad praktikajuhendajad. Meie kodulehel on üleval praktikale kandideerimise info. Ja julgustame, et kellel võimalik vähegi on praktikat edasi lükata, kes ei pea tulema kevadel, siis võtke meiega ühendust personal@riia.ee, saatke oma soov. Ükskõik, kas te soovite tulla suvel, suvega on pisut keerulisem, aga üldse ei ole välistatud praktikavõimalus. Või kõige parem sügisel alates umbes septembrist ja järgmine sats, kui me võtame praktikante vastu, üks on sügisel, eks ole, ja siis umbes veebruarist. Olge head, saatke oma sooviavaldus meile, pange juurde CV ja mis on ääretult oluline, kirjutage, miks te tahate tulla Riiasse. Et peab ütlema, et need avaldused, kus on kirjas, et mul on vaja teha praktika ära, et vaataks, kuidas teil läheb ja kui me näeme, et see taotlus on tulnud, ütleme, et kõigile riigi IT-asutustele, et kõik on seal adressaatide nimekirjas üleval, et see ei ole meile väga kutsuv. Kui te pöördute meie poole ja toote välja, et miks teid huvitab just Riia, on teil oluliselt parem šanss meie juurde ka tulla. See on praktika võimalus ja ma niimoodi saladuskattel ütlen, et kuna me valime praktikante väga, väga hoolikalt, siis päris paljud praktikandid on jäänud meile tööle. Teine asi on siis töö. Töökuulutused on meil üleval. Praegu on natukene küll nadi teid juhatada meie kuulutuste juurde, sest hetkel meil üleval vist on ainult peadirektori asetäitja kuulutus küberturvalisuse alal, aga õige varsti jõuab sinna päris mitu kuulutust ja täpselt see sama ka, millest Airesega rääkisime, ehk et kogu see kasutajatoe uue tiimi formeerimine. Ehk et meie töökuulutused on meie kodulehel ja CV Online'is. Me võtame jooksvalt samuti vastu huviliste avaldusi, ehk et jällegi personal@riia.ee, andke teada, mis teid huvitab ja me hoiame ennast teiega kursis ja teie hoidke ennast meiega kursis. Ehk et me võtame ühendust siis, kui saab. Ja nagu öeldud, meie jaoks on kõige olulisem, et te tahate teha tähendusega tööd ja kõik muu tuleb juurde. Meil on päris äge väärtuspakkumise selline pakett. Ilmselt me ei konkureeri selliste rikaste erasektori IT-asutustega, aga sellist tähendusega tööd nagu meie te lihtsalt mujalt ei saa. Kui ma tegin sellise väikese küsitluse meie noorte seas, siis küsisin, mis on need 2 asja, mis on Riias kõige olulisem, mis on kõige ägedam, mis on kõige parem ja juba enne neid COVID-i perioode. Siis toodi välja, et üks on see, et paindlikkus, meeletu paindlikkus on Riias igal juhul garanteeritud ja ka kasutajatöö tiim, kuhu me kogu aeg värbame,
nagu Aires ütles, 90% läheb majas edasi. Ja siin tuleb mängu see teine oluline asi, mida meie noored välja tõid paindlikkuse kõrval, koolitused ja arenguvõimalused ääretult palju jällegi. Ehk et kui noor tuleb majja, eks ole, kas või sinna kasutajatukke ja ta juba teab, et kuhu tahab liikuda süsteemi administraatoriks või tarneinseneriks või DevOps inseneriks või tahab minna seirespetsialistiks, kuhu iganes, siis meil on olemas selline kindel koolituste süsteem, mida läbides ta valmistab ennast selleks ette. Ja nii kui vabaneb koht, on tal oluliselt kergem sinna liikuda. Kandideerib küll koos teistega, aga me väga-väga toetame seda, et inimesed saaksid liikuda ja me oleme väga tänulikud Airesele selle eest, et Aires päriselt toetab oma inimesi, et kasutajatoes oleksegi aasta või 2 ja Aires muudkui väärabab ja muudkui aitab sisse ja noored inimesed tulevad, nad on kohutavalt ägedad ja täpselt nii ongi, nagu siin ka mainiti, et nad lihtsalt napsatakse varsti ära. Kasutajatugi on suurepärane võimalus ennast näidata. Nii, ka minu poolt on praegu kõik, aga kas äkki on küsimusi või kuidas siin käib see? Suulis võib rääkida või võib chatis küsida? Võite öelda? Zoomis võib küsida ja chatis võib ka küsida. Ja meiega koos on siin veel Margus ja Aires ja mina. Ei. Te saate ju öelda, kui on mõni küsimus. Küsimus on järgmine. Mis teenuseid RIA klientidele pakub? Selles osas nüüd hea meelega soovitaks mingis osas seda meie esitlust uuesti vaadata, aga Margus saab natuke juurde rääkida. On mind näha praegu, kuulda praegu? Et meie kliendid, ma rõhutan veel üle, et on väga paljud on teised riigiasutused ja me pakume nendele olulisi platvormteenuseid. Olid need siis elektroonilise identiteedi lahendused, näiteks riigi autentimisteenus või allkirjastamisteenus. Meil on Digidoki tarkvara, mis on iga kasutaja arvutis, kus saab allkirju kontrollida, siis meil on nõusolekuteenused, andmevahetus, aga mis on lõpptarbijatele kodanikule on eelkõige ikkagi riigiportaal, mida me pakume, riigiportaali teenused ja selle haldamine, elektroonilise identiteedi lahendused. Ja. Kas teil töötab ka analüütikuid, et kui ma tuleksin kasutajatukke tööle, siis kas sealt on edasi võimalik liikuda analüütikuid? Meil on ka analüütikuid, meil on IT-analüütikud ja on ka sellised ärianalüütikule sarnased kohad. Me praegu ootame, eks ole, kuna me oleme riigiasutus, siis me sõltume hästi palju sellest, mida riik näeb, et mida me peaksime tegema. Ja me ootame praegu ka ärianalüütikute kohti ja sellele siis ütleme niimoodi, et vajadust on väga, lihtsalt praegu on vaja fookus paika saada, aga ja analüütikud on meile oodatud. Kui RIA laieneb, siis kas on plaanis ka kolida? Arvestades seda, kus me praegu oleme, et enamus riiakaid on kodukontori tööl ja arvame, et kui me piirangute tsooni ajast välja tuleme, et siis me ikkagi saame jätkata samadel pindadel suurema arvu inimestega, võimaldada rohkem kodukontori tööd ja kaugelt töötamist, et me praegult ei plaani kolida. Ma ütleks siia juurde sellise asja, et tõesti nagu meie noored on välja toonud, et me olime paindlikud juba ammu enne seda, kui COVID selleks kõiki asutusi sundis, kuid nüüd me oleme veel paindlikumad ja mis on meiega selline väike tööriist, mille appi võtsime, mis jõustus alles 1. märtsil, et inimesed, kes tulevad ja ütlevadki, et nad soovivad püsivalt teha kaugtööd, ehk et jällegi läheme tagasi sinna slaidi juurde, et tööta Vilsandil või Vormsis või kus iganes, eks ole, püsivalt kaugtöö tegijaid me toetame ka rahaliselt. Praegu meil on see 1000 eurot, see on ühekordne toetus, aga selleks, et inimene saaks endal kodukontori sisse seada ja tervislikud töötingimused luua. Aga jah, et me hetkel ei plaani kolida, kuid me lubame inimestel teha tööd seal, kus nad ise tahavad ja loodame, et me saame hakkama niimoodi. Kas kasutajatoe töökohal oleks võimalik kandideerida hooajaliselt, näiteks kuni septembrini, kui on plaan sügisest taas õppima? No kui me räägime sellest, et me juuni, juuli, august, ütleme siis
teeksime tööd. See tähendab seda, et 6 aega on kindlasti väljaõpe, et võib täiesti kaaluda, seda peab nagu arutama, et oleneb, mis on see taust. Et kui inimene on väga valmis ja oskab kõiki tehnilisi asju, siis ma arvan, et ei pruugi olla takistus. Ma siin tooks ühe nüansi veel juurde, et me rääkisime palju kasutajatoest. Kasutajatugi on meil RIS-sambas ehk riigi infosüsteemi sambas, kuid meil on veel üks selline sisenemiskoht noorte seas ääretult populaarne ja see on küberturvalisuse sambas, seirespetsialistid. Ja seirespetsialisti kohale tulevad paljud, kes alles õpivad, et kui sai öeldud, et kasutajatugi, loogiliselt kasutajatuge on meil vaja siis, kui inimesed kasutavad oma neid töövahendeid, ehk et kasutajatugi ilmselt ülipaindlik ei ole, nagu et esmaspäevast reedeni teatud ajad ta peab ikkagi ta peab olema online, ütleme niimoodi. Aga seirespetsialisti töö on näiteks see, mis tudengitele väga hästi sobib, kui neid huvitab küberturvalisus, kui nad on loomulikult südames tahavad RIAs seda tööd teha, ehk et see töö, et näha ära need võimalikult küberründed ja reageerida, anda see info edasi, et meil asutused ei langeks rünnakute ohvriks. Ja kuna seirespetsialistide töö on 24/7, siis tudengid on väga mõnusalt suutnud endale selle õppimisega samal ajal teha kättesaadavaks ka täiskoormusega. Ja loomulikult me anname õppepuhkuseid ja kõike täpselt nii, nagu ette on nähtud. Ja kasutajatugi on ka meil kella 8-st kella 7 õhtul, et ka seal võib olla äkki mingi osalised ja graafikud ja erinevad rütmid. Kindlasti mingisugune paindlikkus võib seal olla. Millised on RIA lähiaastate eesmärgid, liikumissuunad? Lähiaasta eesmärgid, kas nüüd teenuste või e-riigi arenduse mõistes, et seda me nagu suuremad väljakutsed sai välja öeldud, et need on uute digihüpete tegemine, oli sündmusteenuste, platvormide arendus, bürokrati ehk kratid, botid, juturobotid, nendega tegelemine, rohkem andmete kasutamine, jagamine, see pool. Ja väljakutsetest loomulikult me peame tagama selle, et Eesti riik oleks 24/7 toimiv. Ehk teenused oleksid püsti ja alati kättesaadavad. Kas RIAst on võimalik minna praktikale mõnda teise riigiasutusse, mitte ainult erasektor? Praktikale? Ma räägin võib-olla lühidalt siis sellest, et kuidas meie ise näeme, ma juba korra ütlesin, eks ole, et riigi IT-asutuses töötamine võiks olla üks osa IT-inimese karjääris, sellepärast, et aru saada, et kuidas siis on see avaliku ja erasektori sünergia. Täpselt samamoodi me näeme oma kolleegidena teisi riigi IT-asutusi ja me ei nimetaks seda niivõrd praktikana, vaid me pigem nimetaks seda nii, et kui meil inimene töötab ja talle tundub, et RIA ei paku talle enam piisavalt väljakutseid, siis meie jaoks on see suurepärane, kui ta leiab selle väljakutse teises riigi IT-asutuses. Ja loomulikult on variant ka selline tähtajaline liikumine, kui jõutakse kokkuleppele, et me oleme paindlikud selles osas, aga me ise seda ei initsieeri, et ikkagi, et kui inimene ise näeb omal väljakutseid kuskil mujal, me saame aidata kaasa, aga me ei tõuka. Ja me võtame, meie inimesed tulevad meile tagasi, et see on eriti äge. Ehk et midagi meis ilmselt on. Võib-olla minipraktikaks saab nimetada seda nagu töö varjutamist. Et see, et minna käia teises majas vaatamas, kuidas seal mingeid asju tehakse, see on täitsa okei. Keskendute paljuski noortele. Miks ei või keskealine või vanem nutiteadlik inimene teie kasutajatoega liituda? Ei ole piiranguid. Ei ole. Me lihtsalt mõtlesime, et praegu on see karjäärimess tudengitele. Meil nagu Margus... Tudengeid võib olla ikas vanusest, peab meelde tuletama. Tudengid on hinges noored. Jaa, et keda me ka väga sellise, ütleme niimoodi, et armastava pilguga vaatama on Vali IT-s osalejad ja seal ei ole ju verinoored. Ja nagu Margus ka ütles, et meil on vanuses kuni 70 inimesed ja me ei tee takistusi vanuse põhjal mitte kellelegi. Hetkel saab öelda seda, et kasutajatugi ei ole meil väga suur. Meil on vähe inimesi ja sellepärast ei ole ka meil seda nii-öelda variatiivsust niivõrd palju. Aga meil on olnud nii rahvust kui vanusevahe kui soovahe täiesti, nagu kõik on normis, tip-top. Hetkel küsimusi rohkem ei ole. Aga ma oskaks võib-olla ise küsida, et kuidas on sellises ettevõttes nagu Riigi Infosüsteemi Amet seis bürokraatiaga. Et seda on hinnata raske, aga küsimus oleks ikkagi, kui suur see on selline. Kui palju seda on?
Arvestades seda, et me ikkagi oleme avaliku sektori asutus, dokumentatsioon ja seadusandlus reguleerib meid väga palju, et siis bürokraatiat on, aga omast kogemust võin öelda, et liikudes Riiasse ühest Eesti suurpangast, siis mina arvan, et seal oli bürokraatiat rohkem. Et tegelikult on suhteliselt mõistlik ikkagi ja ma arvan, et siin ei ole midagi keerukat. See kõlab uskumatult, et olgu, ilmselt start-upidega võrreldes on meil palju bürokraatiat, aga nii nagu Margus ütles, me vist praegu oleme hästi sellised ettevaatlikud asutuste nimetamisel, on ju, aga nagu Margus ütles, on täpselt sama väitnud ka meie mitu kolleegi, kes on tulnud erasektori telkodest ja mujalt ja öelnud, et te arvate, et Riias on palju bürokraatiat, uskuge, jällegi nimesid nimetamata, et mujal on seda võib-olla veelgi rohkem. Me ikkagi vaatame ennast rohkem kui IT-asutus, mitte kui riigiamet. Aga suurepärane. Kui küsimusi rohkem ei ole, siis me võtame jutu kokku sellega, et me ootame teid meile. Ja see, nagu meie slogan ütleb, et e-riigi tulevik on sinu kätes. Tule aga. Kirjuta meile või helista.